Augsburgi usutunnistus, mis on meie kui luterlaste üks tõekspidamiste alusdokument, õpetab, et kristlik kirik on usklike kogu, milles õpetatakse evangeeliumi puhtalt ja pühi sakramente toimetatakse evangeeliumi kohaselt. Jeesus Kristus oma mäejutluses õpetab, et tark mees kuulab tema sõna ja ka tegutseb selle järgi. Tema rajab oma maja kaljule, mida ei kõiguta isegi rasked ilmad. Rumal mees aga rajab oma maja liivale, mis kohe, kui tulevad suured tormid, variseb rängalt kokku. Jeesus Kristus rajas oma kiriku kaljule, mitte lainele, mis läheb kõigega kaasa. Jeesus Kristus hoiatas ka valeprohvetite eest, kes on hundid, aga varitsevad lambanahas. Nende äratundmiseks ta andis juhised hinnata neid nende viljade järgi, sest hea puu ei saa kanda halba vilja ja vastupidi. Halbadest viljadest rääkis need puud, mis neid kannavad, need raiutakse maha ja visatakse tulle. Kirik ei saagi olla muu kui organisatsioon, mille Jeesus Kristus ise rajas ja mille pea ja juht ta ka on. Jeesus Kristus on andnud tõotused meile sellest, et kui me jääme kindlaks usus, siis see on meile hüvanguks. Kui me aga irdume sellest ja lähme kaugele, siis see on meile kahjuks. Mina unistan kirikust, mis isegi raskete tormide aeg suudab jääda õigeks. See on kirik, mis on stabiilne läbi erinevate ajastute, kultuuride, rahvaste ja võimuvahetuste. Mina unistan, et see olekski see tugi, millele usklikud saavad toetuda. Ja isegi siis, kui ajad on head, siis see soosiks usklike kasvamist usus. Varsti toimuv noortekogu on just see hea võimalus, kus meie, noored, saame kaasa rääkida meie kiriku tulevikus. Olgu püha vaim meile selles juhiks ning õnnistagu meid kõige väeline Jumal ning kohtume noortekogul.